Kuldkihar ja 3 karu. Elas kord tüdruk, kellel olid imekaunid kuldsed juuksed ja seepärast kutsuti teda kuldkiharaks. Kuldkihar elas koos oma perega metsa ääres, kus ta sageli üksi jalutamas käis. Ta oli väga uudishimulik ja armastas avastada uusi paiku. Ent tal oli ka harjumus mitte alati kuulata, mida vanemad talle ütlesid. Ühel päeval, kui tema ema oli talle öelnud, et ta metsast liiga kaugele ei läheks, otsustas kuldkihar teha just vastupidi. Uudishimu viis teda sügavale metsa, kus ta varem kunagi käinud ei olnud. Ta jalutas ja jalutas, kuni leidis end äkitselt keset väikest lagendikku. Seal lagendiku serval seisis väike ja armas majake, mida ta polnud kunagi varem näinud. Maja tundus nii kutsuv, et ta tundis kohe soovi sisse piiluda. Kuldkihar koputas viisakalt uksele, kuid ei kuulanud vastust. Kuna ta oli loomult uudishimulik, lükkas ta ettevaatlikult ukse lahti ja astus sisse. Maja oli täis soojust ja hubasust. Selle sees oli köök, elutuba ja magamistuba, kõik korralikult paigutatud. Ta ei teadnud, et see majake kuulus 3 karule, suurele karule, keskmisele karule ja väikesele karule, kes olid hommikusööki valmistades otsustanud enne söömist väikese jalutuskäigu teha, et puder jõuaks jahtuda. Kuldkihar märkas, et laual oli 3 kaussi pudruga. Ta tundis, et kõht on tühi ja kuna polnud kedagi, kes oleks teda peatanud, otsustas ta proovida igast kausist veidi. Ta astus kõigepealt suure karu kausi juurde ja maitses putru, kuid see oli nii kuum, et ta tõmbus tagasi. See on liiga kuum, ütles ta endamisi. Siis proovis ta keskmise karu kausist, kuid see oli liiga külm. Lõpuks proovis ta väikese karu kausist ja leidis, et see puder oli täpselt paras, ei liiga kuum ega liiga külm. Kuldkihar oli nii näljane, et sõi kogu väikese karu pudru ära. Kui kõht oli täis, tundis kuldkihar end natuke väsinuna. Ta vaatas ringi ja nägi 3 tooli, mis olid kõik erineva suurusega. Kõigepealt istus ta suure karu suurele ja massiivsele toolile, kuid see oli liiga kõva ja ebamugav. See tool on liiga suur, ütles ta. Siis proovis ta keskmise karu tooli, kuid see oli liiga pehme ja ta vajus sinna peaaegu sisse. See tool on liiga pehme, mõtles ta. Lõpuks istus ta väikese karu toolile, mis tundus tema jaoks täiuslik. See tool on just paras, ütles ta rõõmsalt. Ent väikese karu tool ei olnud mõeldud nii palju liigutamiseks ja kui kuldkihar sinna mõnusalt istus ja veidi õõtsutas, lagunes tool ootamatult tema all. Ta oli üllatunud, aga kuna ta tundis end juba väsinuna, otsustas ta magamiskoha otsida. Kuldkihar läks magamistuppa, kus oli 3 voodit. Esimene, suure karu voodi oli väga suur ja kõva. See voodi on liiga kõva, ütles ta, kui proovis sinna lamada. Siis proovis ta keskmise karu voodit, mis oli pehme ja lai. See voodi on liiga pehme, ütles ta, kui vajus peaaegu madratsi sisse. Lõpuks proovis ta väikese karu voodit, mis oli just paras tema suurusele ja kaalule. See voodi on täpselt õige, hüüdis ta õnnelikult, tõmbas endale teki peale ja jäi peagi magama. Samal ajal tulid 3 karu oma jalutuskäigult tagasi. Nad olid valmis sööma oma putru ja nautima rahulikku päeva, kuid niipea, kui nad uksest sisse astusid, märkas suur karu, et midagi on valesti. Keegi on söönud minu pudrust, urises suur karu oma tugeva ja sügava häälega. Keegi on söönud ka minu pudrust, ütles keskmine karu üllatunult. Keegi on söönud minu putru ja sõi selle kõik ära, hüüdis väike karu, vaadates oma tühja kaussi kurvalt. Karud liikusid elutuppa ja nägid, et nende toolid olid samuti segi aetud. Keegi on istunud minu toolil, urises suur karu, vaadates oma tooli, mis oli veidi liigutatud.
Keegi on istunud ka minu toolil, ütles keskmine karu, uurides oma tooli. Keegi on istunud minu toolil ja selle katki teinud, nutis väike karu, nähes oma purunenud tooli. Karud olid väga pahased ja läksid magamistuppa, kus neid ootas uus üllatus. Keegi on maganud minu voodis, urises suur karu. Keegi on maganud ka minu voodis, ütles keskmine karu. Keegi on maganud minu voodis ja ta on ikka veel siin, hüüdis väike karu, nähes kuldkiharat, kes magas rahulikult tema voodis. Kuldkihar ärkas väikese karu häält kuuldes ja silmad avades nägi 3 suurt karu enda ümber. Ta karjatas hirmust ja hüppas voodist välja. Ilma ühegi sõnata jooksis ta uksest välja nii kiiresti, kui tema jalad kandsid. Kuldkihar jooksis läbi metsa, mööda kõigist puudest ja põõsastest, kuni ta lõpuks leidis tee tagasi oma koduni. Kuldkihar jõudis lõpuks oma koju, hingeldades ja süda rinnus põksumas. Ta mõistis, et oli teinud suure vea, kui oli läinud ilma loata võõrasse majja. Ta lubas endale, et ei lähe enam kunagi teiste inimeste kodudesse ilma nende loata ning hakkas rohkem kuulama oma vanemate nõuandeid. Ja 3 karu? Nad parandasid väikese karu tooli, koristasid oma maja. Pärast kuldkihara külaskäiku muutusid nad veelgi ettevaatlikumaks ja hoidsid oma kodu ukse alati kindlalt lukus, kui nad välja läksid. Nii elasid karud ja kuldkihar oma elusid edasi, õppides väärtuslikke õppetunde.